No nii, tervist jälle, et enda see S4 on siin tõstuki vahel jälle, et hakkas siin üks päev vahele jätma mootor ja andis ka nukkuli under viga ja mul need süütepoolide kõrid ootavad juba pikemat aega, et peaks neid ka ära vahetama, et mul ongi siin nüüd laud kaetud, et võtsin uued küünlad, nukaandurid, vändaandurid, süütepoolid, jah, 3 tükki on puudu, need tulevad alles. Need uued kõrid, uued holdid nendele ja pistikud süütepoolidele, sest osad süütepooli pistikud olid katki, need lukustid nii-öelda, ja vahetan need ka välja, et siis ma näitan, mis asja vaja on, et neid pistikuid vahetada. Vot, aga asun tööle, võtan mingid kattad eest ära ja õhufiltri kopsiku ja siis lähme edasi asjaga. Nii pistikutega on see, et siin sees on lukusti, see tuleb ära võtta. Kõik on nii rabedaks läinud kuumale, et ja siis on selline kahvel, et lükkad siit ees sisse. Tõmbad selle pinni välja ja nii kõik 4 tükki siis ja lõpuks siis 8 pistikut ja tasuks meelde jätta, et juhtme järjekorra, et seda sassi ei jää. Need on ikka väga lagunenud, need vanad pistikud. Nii, siis võtan uue pistiku. Ja läks neid lukustusnagasid natukene tagasi painutada. Nii, ja siis läheb uue külge. Me ei saanudki pistikuid panna tagasi, et olid mingid B-osa pistikud ja need ei sobi selle klemmiga.
et B-osa klemm on teistsugune. aga ma neid klemmisid ei taha vahetama hakata, siis lähen toon Force'ist uued originaal need pistikud. ja küünaldega on see, et väga hullud ei tundugi, et mingi 15 000 tagasi umbes vahetasin need, et aga paneb uued koos uute süütepoolidega, et ei hakka neid vanasid jätma. panen siis küünlad sisse. küünaldega on see trikk, et ärge neid niisama sisse loopige sinna, et mul näiteks on niisugune kummivoolik võetud, et panen selle siia otsa ja keerun natukene keermesse selle. et siis kui niisama siit august sisse visata, siis võib need kokku lüüa omavahel ja siis on jälle sädet pole ja jätab vahele. ja teine asi, üldiselt on karbi peal kirjas pingutusjõud, et kasutage seda pingutusjõudu, ärge üle keerake. et siin on 28 Newtonmeetrit. no nii, katse number 2, et nüüd on originaalpistik siis. kuuled, et klõps käib ära, siis on klemm õige koha peal. nii, ja siis lükkad selle lukusti tagasi ja on paigas. ma nüüd teen need 3 veel ära ja siis tuleb teisele poole kolida. nii, ja nüüd üritaks selle uue kõri siia külge saada.
et üks pool valmis siis. Et nüüd teen teise poole peal siis. Nii, sain süütepoolid vahetatud, küünlad vahetatud, kõrvalistuja poolt sain nukaanduri vahetatud, juhi poolt ei saanud. Et siin on mingi tulekahju olnud kunagi. Seda pulberi kustuti jääki on igal pool ja see polt on nii ära oksudeerunud tänu sellele. Ta on alumiiniumi sees teras polt, sise kuuskant, viiene. Et kui üldjuhul viiese kuuskandiga ei saa lahti, siis torks 30-ga saab ikka lahti, aga see on nii ära oksudeerunud, et ma ei teagi, kas peaks anduri puruks lööma ja siis mingite kullinokkadega lahti keerama, aga ma praegu ei tahtnud seda teha, et jääb teiseks korraks. Lisaks on see nukakeeramise solenoidi juhe ära põlenud, et seal on traadid on paljad lihtsalt, et siuke vastus veel ja selle piiroja käest küsisin uut solenoidi, ta ütles, et ta võib mulle terve kaane anda, siis saigi uus ploki kaas toodud, aga seda solenoidi vahetada, ma pean ketikaane ära võtma ja juhi pool on jama selle ketikaane ära võtmisega. Üks veetoru jookseb sealt täpselt niimoodi mööda, et seda ketikaant ei saa kätte. See on metalltoru. Et siis peaks mootori maha võtma, aga siis juba ma tean, võiks ketiga ära teha ja siis kui keti kallale minna, siis võiks juba rõngad ka ära teha, kolvirõngad. Kolvirõngad on mul ka riiulis olemas juba, ootavad, et on vähe parema lahendusega kui originaal on. Ja ega muud ei olegi. Põhimõtteliselt mul peaks nüüd tulema ka pihustite pistikud ja need rüüd, et need on ka puruks. Ja siis on mul väike tuuninguplaan oli ka plaanis sellel, aga seda vaatame jooksvalt edasi. Et plaan oli suuremad pihustit panna ja siis USAs üks teeb softi sellele, et on mitmeid aastaid seda üles töötanud seda softi, et see pidevalt uueneb ja on päris kiidetud asi. Nii palju ma võin öelda, et ma täna lugesin siit originaalsofti välja. Tuleb välja, et see ei ole originaal enam, et aju, ma näen, et on 3 korda kirjutatud aju ja see fail, mis ajus on krüptitud. Et mul üks kunde siin vahetasime oma vahel neid S4-sid ka, et ta tuli enda oma remonti ja ma andsin enda oma talle nii kaua asenduseks. Siis ta ütles, et minu oma liigub ikka oluliselt teravamini edasi kui tema oma. Vot, aga selleks korraks vist on kõik uuendustest. Ma sain muidugi VR6-le sain ka mingeid tükke. Jah, siin on üks originaal, see uus vaheplaat käigukasti, et ma tellisin selle igaks juhuks, et USAs ostetakse neid ja mõtlesin, et panen müüki USAsse. Noh, praegu on müügis mingi huvi on, aga konkreetset tahtjat ei ole. Ja teine asi, see alumiiniumvanniga radikas jõudis kohale. Et nüüd ma pean selle vana radika sealt ära keerama ja siis panen selle alumiiniumvanniga asemele sinna. Või noh, tegelikult ta ei ole vana radikas, eks ja ma panin tegelikult alles uue, et kui keegi tahab hea hinnaga ära osta seda, siis kirjutage mulle, et see on 3 liitrise 162 kilovatti radikas. Vot, aga selleks korraks on kõik, et pane like ja subscribe ja
näeme järgmine kord.